Meie tänane podcasti osa on mõeldud eelkõige nendele inimestele, kes ei ole veel asunud õppima meie teaduskeskusesse, aga tunnevad suurt huvi ja samal ajal on veel mõned küsimused, võib-olla mingi väike skeptisism sees, et kas see on täpselt ikkagi minu jaoks ja mida ma sealt täpselt saan. Ja ma olen siin koos Eda Lehesmetsaga, kes on tänaseks selles teaduskeskuses juba 6 aastat nii ise õppinud kui ka siis osalenud läbi selle, et ta on kõiki neid baaskursuseid tõlkinud kõikide nendel kursustel ja ma arvan, et kõige õigem inimene oledki sina, et vastata nendele küsimustele, mis enamasti siis inimestel on tekkinud, et räägime siis natukene lähemalt, mis on see nullkursus ehk baaskursus ehk siis see kõige esmane tase, et üldse kandideerida nii-öelda õppima. Tere minu poolt ka. Nagu sa juba mainisid, siis see 6 aastat kogemust on andnud just sellise teadmise ja ma näen neid inimesi, kes tulevad, jõuavad meie teaduskeskusesse õppima. Need on eelkõige sellised inimesed, kellel on juba mingisugune taust enesearengus, nad on läbinud mingeid kursuseid, nad on käinud erinevate õpetajate juures, nad on tegelenud nii isikliku arengu kui vaimse arengu teekonnal juba mõnda aega ja nad on jõudnud kuskil mingi sellise laeni, kus midagi uut enam peale ei tule. Et see kõik hakkab kas korduma, nad juba teavad seda ja mingid küsimused jäävad neil vastused jäävad saamata ja kui nad jõuavad siia meie keskusesse, siis kõigepealt nad hakkavad vaatama Natalja Rodina videosid. Et reeglina 90% inimestest jõuab siia läbi Natalja Rodina videota. Et see on nüüd mitte ainult üle terve maailma, vaid ka Eestis on see protsent umbes selline, sest et me tõlgime kõik need videod eesti keelde. Ja ma näengi, et need õpilased, kes tulevad baaskursusele, nad on juba ainuüksi läbides baaskursust avanud oma silmaringi hoopis teistmoodi, sest et meie Tehnoloogiliste Teaduste Akadeemia õpetaja Natalja Rodina, kes on siis teadlane, akadeemik, psühholoog, parapsühholoog, tegeleb teadvuse anomaalsete seisundite uurimisega. Ta on kirjutanud juba mitmeid raamatuid, teadusartikleid ja ta on ülikooli dotsent, et ta annab hoopis teistsuguse lähenemise vaimsele arenikule läbi teaduse, läbi anomaalsete nähtuste seletamise, ehk kõigel on täna seletus läbi kvantfüüsika, läbi kvantmehaanika ja see on see, mis tegelikult jääb täna väga paljudes õpetustes puudu. Just nimelt see kaasaegne teaduslik lähenemine. Just. No sa mainisidki meie õpetajad Natalja Vladimirovna Rodinat, et kõik see kursus on tema originaal, nii-öelda autori kursus, et need on tema poolt välja töötatud kursused ja see baastase või see nulltase, see annabki sellised esmased teadmised, väga laiad teadmised, väga erinevatest valdkondadest, et kui lugeda seda kirjeldust, siis seal ongi, me räägime finantsidest, me räägime tervisest, me räägime suhetest, me räägime emotsionaalsest tervisest, nii-öelda mentaalsest seisundist, nüüd nagu kõigest tegelikult. Et kuidas siis on, ütleme, et miks on siis vaja käsitleda kõiki teemasid ühel kursusel ja kas on võimalik üldse? Ja baaskursusel ei ole võimalik käsitleda kõiki teemasid. Baaskursus on võib-olla eelkõige selleks, et inimene tunnetaks seda sidet õpetajaga ja et inimene, kes tuleb baaskursusele läbides baaskursuse, saab ta aru, kas see on tema tee. Tihtipeale inimesed ei saa aru, millest räägitakse, sellepärast, et puuduvad seosed tal ajus ja kui inimene ei saa aru, siis ta ei õpi edasi. Tihtipeale on niimoodi, et inimesed, kes tulevad, käivad baaskursuse läbi, nende silmaring avaneb nendest samastest teadmistest, mis neil juba on, aga mingi teise nurga alt. Ja vaat nendel inimestel tekib see soov tahe edasi minna, edasi õppida, arendada ennast.
Need 5 päeva, nagu sa juba mainisid, ongi täiesti erinevate teemadega. Lisaks ma lisaksin veel see, et ta avab ka maailma loomise ja kosmose teema viimastel päevadel ja üliolulised, mis selle 5 päeva jooksul inimestele antakse, on need võib-olla kõige lihtsamad ja kõige mõjuvamad meditatsioonid, mida ei jagata mujal. Et need on täiesti teistsugune lähenemine meditatsioonile, see lihtsalt ei ole see vaikuses istumine või ütleme, sellised meditatsioonid, mida me oleme harjunud meditatsioonideks pidama. Et need on väga konkreetsed sellised meditatsioonid, mis annavad sulle reaalselt juba paari päeva jooksul mingisuguse muutuse elus, annavad mingi tulemuse ja annavad ka arusaama, mis meditatsioon võib olla üldse. Ja. Ka omast kogemusest võiks öelda, et see on, ütleme, see erinevus selle tavapärase meditatsiooni ja nende praktikate vahel ongi ka see, et ka enne ma mediteerisin ja olin sellega nii juhendatud meditatsioone kui ka siis lihtsalt nii-öelda muusikas, vaikuses enda sisse minemisel, et siis siin tegelikult, mida ma võiks öelda, et see on sinu teatud nii ütleme nagu peenkehade kui ka aju erinevate osade aktiveerimine, et seal on hoopis teine lähenemine sellele. Just. Mina ennem, kui ma jõudsin sellesse õppekeskkonda, mediteerimisse väga tõsiselt ei suhtunud. Ma käisin mingite õpetajate juures ja see meetod, mulle lihtsalt ei sobinud see. Võib-olla on see minu psühhotüüp selline, et see ei pakkunud mulle nagu midagi erilist. Ja nüüd tulles siis õppima siia keskkonda, ma sain aru, et meditatsioon võib olla hoopis midagi praktilist, midagi sellist, millega sa tõepoolest saad muuta oma seisundeid, saad muuta oma füüsilist elu, saad muuta oma mentaalseid seisundeid ja saad muuta oma elulisi kogemusi. Et meditatsioon ei ole mitte lihtsalt see vaid see on midagi palju praktilisemat, igapäevasemat, käega katsutavamat, millega sa saad tegeleda iga päev selleks, et oma elu muuta. Ja, ma ütleme ka, et 6 aasta jooksul on nendest meditatsioonidest ja praktikatest saanud samasugune vajalik praktika, nagu on hammaste pesu, nagu on magamine, nagu on söömine, et ilma selleta ma täna tegelikult ei alusta mitte ühtegi tegevust, mitte ühtegi teadlikku muutust oma elus, ilma et ma ei kasutaks või ei kaasaks tegelikult siis seda mentaalset ja vaimset poolt, et see on kindlasti üks asi, mis on väga palju elus muutunud. Et võib-olla ongi näiteks ka see küsimus, inimesed tahaksid teada, et kas sealt saab ainult inspiratsiooni või tulevad ka seal siis reaalselt mingid asjad, praktikad, mingid teadmised, oskused, mida saab ka reaalselt siis kohe kasutama hakata? Jälle kogemustest, teiste inimeste kogemustest ja enda kogemusest ka. Et mina lihtsalt enda puhul võin öelda, et ma olin lugenud väga palju, ma olin otsinud erinevaid allikaid ja jõudes juba sellele baaskursusele ma sain aru, et siin pakutakse rohkem. Et siin pakutakse seda, millest ma ei osanud isegi küsida seda, mida siin pakutakse. Ma ei osanud otsida seda. Aga just nimelt seesama teadmine, baaskursusel see algteadmine avab ukse sellesse maailma, mida hakatakse õpetama. Et see on lihtsalt nagu esimene samm, et sa isegi ei astu sellesse maailma veel, vaid see on nagu tutvus. Sina tutvud õpetajaga, õpetaja tutvub sinuga, see on esimeste selliste energiavoogude avamine, see on esimene selline tunnetus iseendast, kus sa siis tutvud selle enda peenmaailmaga teisel tasandil. Et see väga oluline on kogu meie elus on peentasand. Ma mõtlen ausalt, et mitte kuskil ma ei ole kuulnud nii palju olulist peentasandi kohta kui just nimelt siin. Sest et peentasand on kõik ja peentasandile järgneb meie füüsiline elu. Et me püüame kogu aeg muuta oma füüsilist elu, pööramata tähelepanu peentasandile. Siin on asjad vastupidi. Ja kõik need meditatsioonideks, mida siin hakatakse õpetama, kõik see teadmine saab alguse peentasandist. Ja see on võib-olla see tohutu suur muutus, mida ma
millega ma kokku ei puutunud, millega ma puutusin kokku ja millega ma ei puutunud kokku eelnevalt. Just. Sa mainisid alguses ka, et siia tulevad eelkõige inimesed, kes on eelnevalt õppinud, tegelenud enese arenguga, tõenäoliselt ka erinevate vaimsete teemadega kokku puutunud, aga kas tulevad ka inimesed, kes alustavad nagu täiesti nullist või et kas ka saavad alustada need inimesed, kes ei tea nii-öelda oma vaimsest, emotsionaalsest poolest mitte midagi, kes on tulnud väga materiaalsest maailmast? Jaa, saavad küll. Absoluutselt kõik inimesed saavad tulla, siin ei ole mitte mingisuguseid piiranguid. Õpetaja loomulikult selleks, et tulla baaskursusele pildi järgi, vaatab inimese energeetikat, eelkõige seda, et inimene oleks psüühiliselt terve, et tal ei oleks psüühilisi mingeid kõrvalekaldeid. Tegemist on väga kõrgete energiatega ikkagi ja see võib mõjutada inimese psüühikat hoopis teistmoodi. Aga saavad tulla absoluutselt kõik inimesed ja kui õpetaja on öelnud, et jaa, ma võtan sind enda õpilaseks, siis ei ole tähtis, et sa oled ennemalt kuskil õppinud või käinud läbi mingeid koolitusi. Jah, võib-olla nendel inimestel on raskem, kes oma elus on vähem lugenud ja kelle silmaring on väga kitsas, et see teadmiste pagas, mis siin antakse, see on kohe väga lai. Aga need inimesed, ma võin öelda jälle, et reeglina nad ei jää siia, sest et nagu ma juba enne mainisin, et nad ei saa nagu aru. Ja kui sul tekib see arusaamatuse koht, siis sa lihtsalt ei lähe edasi, aga sa oled saanud selle seemnekese võib-olla tulevasteks eludeks, mis annab sulle võimaluse areneda siis võib-olla järgmises elus. Ja, siit tuleb ka kohe järgmine küsimus, et kas see kursus sobib ka inimestele, kes on oma elus hetkel väga keerulises olukorras ja otsib väljapääsu, et kui ümberringi vaadata, et siis on ju väga palju, sa mainiski, ütleme, et psüühiliselt peab olema terve, et aga kui on psüühilisi probleeme, on väga palju finantsprobleeme, on väga palju suhteprobleeme või on väga kriitilises seisukorras, olukorras, et kas ka nende inimeste jaoks on siin midagi? Absoluutselt. Lihtsalt need inimesed peavad väga kriitilise pilguga vaatama üle, miks nad on oma elus jõudnud sinnamaani. Ja tänu sellele õpetusele on selle võib-olla neil lihtsam seda teha, analüüsida, et mis neid elus on viinud sinnamaani, et nendel on psüühilised häired, et ma ei pea siin psüühilist häiret selle all silmas, et mingi tugev kõrvalekalle, aga ütleme näiteks mingid sellised ärevushood, paanikahood, et see kõik on millegi tagajärg või samamoodi, kui sul ei ole finantse või kui sul ei ole häid suhted või kui sul on midagi korrast ära elus, siis see on mingi sinu vale mõtlemise, valede tegevuste tulemus, aga kõike saab muuta. Ja loomulikult on kõik inimesed siia teretulnud, kes tahavad midagi muuta oma elus ja kes tahavad oma elu paremaks teha, kes tahavad rohkem teadmisi. Absoluutselt kõik inimesed on oodatud ja teretulnud meie keskusesse, sest et see, mida pakutakse meie keskuses nii teadmiste kui energeetika poolest, ongi see uus maailm, kuhu me liigume. Ilma selleta tulevikus ei saagi. Kui räägime võib-olla natukene veel ka sellest, et ongi, et tänapäeval on neid erinevaid kursuseid väga palju tegelikult, kui kas ainult ainuüksi Facebook lahti võtta, vaadata, siis iga päev, iga nädal kuskil keegi räägib mingist vaimsest ärkamisest, räägib meditatsioonikursustest, meditatsiooni algtasemetest, on väga palju konstellatsioonikursuseid, on isegi vaimsete teadmiste kool avatud, on väga palju erinevaid selliseid kursuseid ja holistiline instituut, eks ole, et neid on nagu hästi palju, aga mida sa võiksid öelda, et mille poolest erineb see teaduste keskus ja siin nii-öelda need programmid, need kursused, kus on siin võimalik siis ka tulevikus edasi õppida, läbides selle baaskursuse eeldusel, et sind võetakse siis nii-öelda nagu päris kooli vastu esimesele kursusele? No ma arvan, et me peame alustama siin sellest, et me kõik elame langenud maailmas. Et meie evolutsiooniteekond siin sellel planeedil on olnud väga keeruline
ja inimkond täna ei ole üldse mitte selles elamisest ja staadiumis, selles energeetilises staadiumis, kus ta peaks olema. Kõik, miks see niimoodi on, räägib õpetaja Natalja Vladimirovna lahti kursustel, aga inimesed täna on ka väga erinevates tasemetes oma teadmistelt, oma energeetikalt, oma ellusuhtumiselt. On inimesed, kes on väga kaugel vaimsusest, on inimesed, kes on jõudnud juba kõrgematesse sfääridesse oma vaimsusega. Ja mille poolest see kool erineb, ongi see, et siin ei ole enam sellist, nagu õpetaja ütleb, eelmist sajandit. Et see kõik on teaduspõhine, see kõik on kvantfüüsika, kvantmehaanika, see kõik on kõrgem teadus. Teadlased on täna väga kaugele jõudnud oma teadusavastustes. Ja teine teema, mis siis ongi see, et kui inimesed kasutavad oma ekstrasensoorseid võimeid, et siis siin selles koolis pööratakse väga palju tähelepanu ekstrasensoorsete võimete avamisele. Et kui sinu ekstrasensoorsed võimed on avanenud ja on avanenud kõrgematesse sfääridesse ehk puhtasse välja, siis sinu päralt on kogu kosmose informatsioon. Ja kuna meie õpetaja tegeleb just nimelt puhaste väljadega, mitte astraalsete teadmistega, vaid puhaste väljadega, siis siit on võimalik saada kõige õigemat informatsiooni. Et on olemas erinevad arengud inimestel, nende erinevate inimeste arengutele on vaja erinevaid õpetajaid, erinevaid tasemaid, see on teekond. Et nii nagu lapsed lähevad nullklassi, lähevad algkooli, lähevad gümnaasiumisse, siis siin on see kõrgem õppeasutus, ehk siis inimesed jõuavad, ma võin öelda nagu oma vaimsel teekonnal ülikooli. Et need inimesed, vaata, kui sa ütled, vaata niimoodi, et sa pole võib-olla eelnevalt tegelenud, pole õppinud, pole käinud nagu vaimset teekonda. Aga need inimesed, kes siia jõuavad, nad on teinud seda võib-olla oma eelmistes eludes. Ja nüüd, kui nad jõuavad siia, tekib neil see äratundmine, et see vundament on olemas eelmistest eludest. Lihtsalt selles elus ta ei ole jõudnud nende teadmisteni, mida ta on otsinud eelmistes eludes ja nüüd ta saab selle täienduse siit. Sest et mida meid õpetatakse siin tegema ka kõrgematel kursustel, me avame oma alateadvuse ise, seda ei tohi keegi teine teha, seda ei tohi teha läbi hüpnoosida, sest et keegi teine ei tohi avada sinu alateadvust, sa laed alla võõred programme sellisel juhul. Ja annad oma tahte ära. Annad oma tahte ära, et ise saad minna oma alateadvusesse, vaadata oma eelmiseid elusid, sa saad teada, millise teekonna sa oled juba eelmistes eludes läbi käinud ja nüüd sa lihtsalt jätkad seda. Et siia tegelikult sellesse keskkonda ei satu ühtegi inimest nagu niimoodi, et eelmises elus oli niimoodi pool ahv ja nüüd selles elus olen siis nagu täielikult vaimne olend, et niimoodi ei juhtu, et inimesed, vaata, kui sa küsisid, eks, et kas sa saad tulla niimoodi, et sul ei ole eelnevalt kogemust ja kindlasti saab, sest et sul on olnud need kogemused eelmistes eludes ja selles elus, kui sa tuled juba siia, tekib sul see äratundmine. Ja sa saad aru, mis siin nagu toimub. Just. Võib-olla viimase küsimusena või viimase teemana tahaks rääkidagi tegelikult sellest natukene sa mainisid, et uus maailm. Me võib-olla oma igapäevaelus, eriti kes ei tegele selliste enesearengu teemadega, kes ei ole seda jälginud või kes on sellises igapäevases materiaalses elus, aga et me räägime sellest uuest maailmast, siis tegelikult mõte ongi, et kuna me seda igapäevaselt hetkel veel füüsilises maailmas nii selgelt ei näe, aga tegelikult me oleme täiesti uues reaalsuses. Kui me räägime natukene kas või kvantfüüsilisel tasandil, siis meie prootonid on läinud väiksemaks, meie kogu nii-öelda nagu reaalsustaju, meie materiaalsus on muutunud, me oleme läinud 3. tasemest 4. tasemesse, meil ütleme, et kogu tegelikult selline energeetika maa peal on muutunud, meie see vibratsioonide tase, milles maa vibreerib, on tõusnud, et see kõik on tegelikult muutunud ja see on ülioluline, et tegelikult siis liikuda kaasa selle tuleviku vibratsioonidega, nende muutustega enne veel, kui need võib-olla siis jõuavad siia füüsilisse maailma, eks ole. Et see on kõik see tegelikult, et see baaskursus on siis esimene aste, aga kellel on siis huvi ja tahtmis siin koolis edasi õppida, siis tegelikult see ongi see ettevalmistus sellesse uude maailma, kus on teistsugused
isegi füüsikaseadused, eks ole, seal on meie bioloogia toimib teistmoodi, meie fauna, et kõik loodus muutub, loomad muutuvad, taimed muutuvad, kogu meie selline igapäevaelu on tegelikult transformatsioonis ja see ongi siis see ettevalmistus selleks, et me ka inimestena läheksime selle uue maailmaga kaasa, et see ei ole kellegi välja mõeldud, vaid et see on see reaalne kosmose areng, et seda mõista, et sellest aru saada ja mitte sellest maha jääda. Ja me isegi tegime sinuga ühe podcasti kvantülemineku ja kvanthüppe kohta, et inimesi, keda see natukene rohkem huvitav, võivad selle kuskilt eelnevalt üles leida, aga praegult selle jutu jätkuks see uus maailm. Uus maailm ongi siis see uus maailm on energeetiliselt uus maailm, et kogu kosmos elab evolutsioonis, meie maa on osa kosmosest, elab samamoodi evolutsioonis, see tähendab, et see on pidev muutus. Et kui me vaatame seda maad näiteks või seda maailma näiteks 500 000 aastat tagasi, siis see on totaalselt teine maailm, kus me elame täna. Aga see maailma evolutsioon käib meil läbi kvanthüpete, kus on siis tekivad suuremad muutused. Ja praegult meie maailm on hetkel olukorras, kus siis me oleme juba läinud 3. dimensioonist üle 4. dimensiooni ja see lõplik energeetiline muutus on siis kuskil, kuskil 10-12 aasta pärast. Ja praegult toimub see ettevalmistuse viimane faas. Aga selleks, et uus saaks tekkida, peab vana lagunema. Ja seda lagunemisprotsessi me praegult näeme. Et inimesed, kes on jäänud kinni 3. dimensiooni, nad isegi tegelikult ei taju neid muutuseid. Et nad ei pane võib-olla tähele, kuidas on muutunud loodus, kuidas on muutunud loomad, kuidas on muutunud energeetika, kuidas aeg on muutunud. Nad on lihtsalt oma selles mullis kinni ja nad ei taju seda. Inimesed, kes on kõrgemates vibratsioonides, nemad tajuvad neid muutusi hoopis teistmoodi. Nad käivad kaasas selle maa energeetikaga ja nad tajuvad seda, mis maailmas toimub. Nad näevad neid energeetilisi muutusi, mis täna on väljendunud juba füüsilises maailmas. Ja need täna üha kiirenevad ja kiirenevad ja kiirenevad. Ja tegelikult on teadlased väga palju juba avaldanud erinevaid teadustöid, kui seda lihtsalt otsida. Ja need ei ole kättesaadavad avalikult, nendest ei räägita televisioonis uudistes, sest et kellele seda vaja siis lõpuks on, eks. Aga inimesed, keda seda tõeliselt huvitab, siis nad leiavad selle ülesse ja üks koht, kus seda nagu rohkem teadmist saada nende kohta, ongi meie teaduskeskus. Ja see uus maailm tegelikult ongi, ta on energeetiliselt uus maailm. Et tihtipeale inimesed näevad maailmas ainult tehnoloogilisi muutusi. Ja me oleme tehnoloogiliselt astunud kõva sammu edasi võrreldes, ütleme seal 50 aastat tagasi või kas või 30 aastat tagasi. Aga palju suurem muutus tegelikult on toimunud energeetikas. Ja seda energeetilist muutust me näeme läheva 2-3 aasta jooksul. Me näeme selle vana maailma füüsilist lagunemist. Ja see füüsiline lagunemine on siis see, mis tekitab väga paljudes inimestest hirmu, segadust, arusaamatust, sest et nad ei saa aru, miks see toimub. Ja selleks, et ennast kursis hoida, selleks, et hoida ennast energeetiliselt õiges vibratsioonis, selleks on vaja ennast arendada. Energeetiliselt. Vanasti ei olnud sellist sõna nagu energeetiline areng, oli selline sõna nagu vaimne. Vaimne tähendabki energeetiline. Tihtipeale inimesed seostavad seda vaimset arengut religiooniga, kirikuga, mingisuguste sektidega, aga vaimne, see tähendab energeetiline. Ja see on see, mis on uus maailm. Uus energeetiline maailm, uued energeetilised kehad, uus arusaamine, aju töötab teistmoodi, ajus on uued organid. Kui 10 aastat tagasi arstid veel ei saanud aru, mis see on, siis täna on juba nendele organitele, uutele organitele pööratud hoopis teistsugust tähelepanu. Ja mingil hetkel jõuab see ka massiteabesse. Ja võib-olla ka veel mõningatest sellistest praktilistest oskustest või nagu siis sellistest arengutest, et kui me räägimegi ka nii inimese energeetilisest arengust või siis kellegi jaoks on see vaimne areng, kuidas seda siis sõnastada, aga et see ongi see, et see uuema aja inimene, kes käib nende muutustega kaasas, siis näiteks ongi see, et tal on telepaatilised võimed, ta loeb,
me ei lähe täna nagu detailidesse, kuidas see kõik toimib, aga sa loed teiste inimeste mõtteid, sul on võimalik teha tänu sellele tunduvalt paremaid otsuseid, sa tead täpselt, milliste inimestega koostööd teha, milliste inimestega mitte koostööd teha, sa tead, millal inimesed helinevad, mida nad päriselt mõtlevad, mis on need nii-öelda nagu kavatsused, eks ole, selline telepaatiline suhtlus. Meil varsti meil ei ole ka telefone vaja, sest et sa saadki inimestega telepaatiliselt ühendust võtta, ükskõik kus nad siis maa peal asuvad. Räägime sellest, kuidas sa oskad oma aega juhtida, sa oskad aega kiirendada, kui sul on vaja näiteks, et sul on 2 tundi kuskil aega, sul pole mitte midagi teha, sul on vaja aega kiirendada, et aeg läks kiiremini ja samal ajal, kui sa tahad sul on näiteks endal kuskil kiire, aga sul on vaja näiteks paari minutit juurde või sul on pool tundi vaja juurde, sa oskad mängida nende kvantfluktuaalsustega ja sa oskad juhtida, laiendada aega, kitsendada aega, sa oskad iseennast tervendada, sa tead, millised organid sul mingil hetkel on haiged, sa oskad neid tervendada, su nägemine laieneb, sa hakkad nägema rohkemaid värve, rohkemaid kiirgusi, su ajus need osad, mis siis praegult nii-öelda nagu aktiveeruvad, loevad hoopis teistsuguseid laineid, teistsugust informatsiooni, su intuitsioon suureneb või ütleme, et nagu tugevneb, sa tead, millal mingeid vastuseid teha, millal kodunt välja astuda, millal minna mingisuguse bussi peale, millal mitte minna bussi peale, eks ole. Rääkimata kõikidest muudest, näiteks kas või finantside poole pealt, eks ole, manifesteerida või luua oma enda reaalsust, luua oma ellu täpselt ka füüsilisi asju, täpselt sel hetkel, kui sul neid vaja on. Ehk siis, et me võime rääkida natukene ka sellisest superinimesest või supervõimetest, meie igapäevaelus, mis on nagu praegu, aga see ongi tegelikult tulevikus iga inimene siis oma valikute baasil, ta suudab tegelikult kõike kontrollida ja sa suudab seal 4. dimensioonis ka seda mateeriat kontrollida, sest et tal on lihtsalt kõrgem teadvus, kõrgem sagedus. Jah, see kõik on tegelikult inimese, kui me nimetame seda täna üliteadvuseks, siis see tegelikult on inimese normaalne seisund, inimese normaalne tavaline olemus. Me lihtsalt ei tea seda, meile pole neid avatud, meie eest on kõike seda varjatud, kes inimene tegelikult on, mis need ülivõimed tähendavad, kuidas me saame seda oma igapäevaelus kasutada. Kõige lihtsam, kõige materiaalsem vorm näiteks inimene, kellel ei ole piisavalt finantse, siis mida sa saad selleks teha? Selleks on kas või baaskursusel näiteks 2. õppepäev, mida õpetaja nimetab siis maiseks päevaks, kus siis räägitakse inimese füüsilisest kehast, tervisest ja räägitakse finantsidest. Et see on võib-olla see kõige elementaarsem asi, mida inimene peab millest nagu see õpingud algavad, et su füüsiline keha oleks terve, et su vaimne tervis oleks korras ja et sul oleks nii palju finantse, et sa saad ise hästi elada, et sa saad ennast koolitada, et sa saad aidata neid, kellel võib-olla elus nii hästi pole läinud. Et aga kui me räägime, ma toon lihtsalt ühe sellise kurva näite või ütleme sellise kogemuse, mis on, et kui inimene räägib, et ta on juba aastaid tegelenud enda vaimse arendamisega ja ta on juba nii kaugele jõudnud kõigistes nendes vaimsetes sfäärides ja kui ta tuleb, ütleb, et 250 eurot käia välja nädalase superkursuse eest, et tal ei ole sellist raha, siis tekib nagu küsimus, et milles seisneb see sinu energeetiline areng, kui sa pole suutnud luua omale sellist olukorda, kui sul on 250 eurot lihtsalt välja käia selle eest, et saada veel rohkem teadmisi. Lihtsalt selline olukord ja vot see on see koht, mida siis inimene peab tõesti õppima, et kuidas on seotud sinu energeetika, vaimsus ja sinu finantsid, need on kõik omavahel seotud. See on üks tervik. See on üks tervik, jaa. Et ma ütlen ka, et see, mida siit võib-olla kõige rohkem, mis on peegeldunud kõikidel nende inimeste tagasisidest, kes on siin kas siis baaskursuse läbinud või juba natukene kauem õppinud, ongi see, et sa saad terviku kätte, et sul ei jää ükski osa, ükski elu osa ei jää puutumata, sa saad teadmised, sa saad oskused, sa saad praktilised tööriistad, kuidas reaalselt oma elu üles ehitada selliselt,
et sa päriselt ka, sa naudid, sa tõused hommikul üles ja sul on ja kõik käib sinu selliste nagu vajaduste järgi ja sa saad ise kontrollida, ise juhtida oma elu, et loomulikult, et see ei käi selle 5 päevaga, aga sa saad selle kõige esmase teadmise, võib-olla nagu sellise lukuaugust vaatamise, et mis kõik on tegelikult võimalik, kui võimas sa ise inimesena oled, mis kõik on sul tegelikult veel varuks, et ma ei tea isegi, et ma arvan, meie igapäeva selline keskmine tavaline inimene ei kasuta isegi 1% oma tegelikust potentsiaalist ja võimekusest, aga et siin sulle antakse see visioon, sulle antakse need tööriistad, sulle antakse teekond, vast kõige olulisem, sulle antakse õpetaja, kes oskab sind personaalselt juhendada ja suunata. Ja ma arvan, et polegi midagi paremat kui see, et leida ja avastada enda jaoks see tõeline elu, see tõeline uus maailm, kus kõik on võimalik, reaalselt kõik on võimalik, pole mitte miskit, mida ei ole võimalik muuta. Ja ma arvan, et ma lõpetuseks tahangi öelda, et see teaduskeskus, meie õpetaja Natalja Rodina, see on üks väga unikaalne nähtus maailmas. Need on väga õnnelikud inimesed, kes saavad aru, kuhu nad on sattunud, kes julgevad avada seda ust, mida neile pakutakse. Ja nad saavad tegelikult juba selle esimese 5 päeva jooksul õppides muuta väga palju oma elus, väga-väga palju. Lihtsalt isiklikust kogemusest võin öelda samamoodi, et pärast esimest nädalat, pärast seda baaskursust, kui ma lõpetasin 6 aastat tagasi baaskursuse, mu elu on totaalselt muutunud kõikides valdkondades. Ma näen kogu maailma hoopis teistmoodi, ma näen iseennast teistmoodi, minu võimalused elus, kõik on muutunud, minu tervis on parem, ühesõnaga kõikides valdkondades on toimunud tohutud muutused ja need muutused on toimunud ainult sellepärast, et ma saan aru, kuidas need asjad maailmas toimivad, kuidas on loodusseadused, kuidas on looja selle maailma paika pannud niimoodi, et me kõik saame ise luua oma elu, me saame korraldada oma elu nii, nagu me ise tahame, aga seda peab lihtsalt õppima, sest et kõik need 1 miljon aastad, mis on inimese evolutsioon, me ei ole jõudnud tegelikult oma potentsiaali avamiseni ja see ongi evolutsioon. Me siin lihtsalt õpime, kuidas seda kõike kasutada ja kuidas kasutada oma potentsiaali täielikult. Aga baaskursus, nii nagu sa ütlesid, on siis see, et me saame juba läbi piiluda, mitte läbi lukuaugu, vaid meile avatakse uks ja me saame tegelikult näha, kuhu meid on kutsutud. Just. Nii et kui see sind kõnetas, hinges hakkas midagi liikuma, siis küsi rohkem informatsiooni, võta rohkem infot, võta meiega ühendust, saad saata oma pildi, saad anda oma registreerimise soovi ja siis sealt juba edasi vaadata, et kas sind valitakse välja siia õppima ja kui valitakse, kas see on ka siis sinu õpetaja, kas see on ka sinu teekond. Aitäh kuulamast! Aitäh kuulamast!